tere tulemast tagasi minu kanalile. Me lõpuks oleme selle aasta teise video juures, nii et mul on suur rõõm, et ma selle kaamera lõpuks kätte võtsin ja et sa oled minu kanalile sattunud. Kell on praegu pühapäeva ennelõunal 11:25 ja kui sa küsid, miks ma olen sellisel ajal nii sätitud, siis täna tuleb üks tore päev. Alustades hommikust, siis ma ärkasin täna kell 8 ja käisin ära kõndimas, sest et ma ei tahtnud seda viiekat täna kuidagi tegemata jätta. Mul on olnud paar päeva sellised, kui ma olen jätnud endale peas selle võimaluse, et okei, äkki ma täna jätan vahele, aga kuidagi ei taha seda teha, sest et see on minuga nii igas päevas sees, et isegi see üks puhkepäev, mis tundub lihtsalt sellepärast, et ma ei viitsi ärgata, on minu jaoks nii raske. Nii et ma olen suutnud ikkagi minna ja see on nii mõnus, et tänane ring on tehtud. Ja siis ma siin hommikut alustasin mõnusa näomaskiga, nautisin oma teed, vaatasin natuke telekat ja nüüd ma olengi ennast korda teinud. See meik tuli täna, ma ei tea, ma jäin ise suht rahule, aga ma ei tea, ma tunnen, et mul ei ole nii palju oskusi ja siin kaameras näeb see üldse teistsugune välja, aga kuhu siis ikkagi täna minek on, siis ma lähen sõbrannadega teatrisse, sellepärast, et me oktoobris kinkisime Karmenile 3 piletit, ehk siis 1 talle ja 2 mulle ja Laurale ja me lähme täna vaatama Nunnad hoos. See on mingi ülimenukas, ülipopulaarne, hästi hinnatud, nii suurelt soovitatud etendus, nii et ma olen selle pärast väga elevil. Lisaks see, et ma ei ole nii kaua teatris käinud, ma ei mäleta, millal üldse viimati. Nii et meil tuleb tore päev ja me stardime Tartusse juba lõunast, et me saaksime teha selle kõik koos väikese brunchi ja enne teatrit natukene koos aega veeta, et meil oleks aega mõnusasti ja me ei peaks mitte kuskile kiirustama, nii et eeldatavasti mingi 9 me peaksime olema Tartusse. Nii et mul praegult ongi siin veel umbes 20 minutit aega ja siis ma lähen korjan tüdrukud peale ja hakkame minema. Pean veel kõrvarõngad endale valima, aga jah, alustame vlogiga ja võtan teid mõned päevad endaga kaasa ja vaatame, mida toredat need meile pakuvad ja mis häid mõtteid me siin omavahel vahetatud saame. Ma valisin endale siuksed tavalised kuldsed kõrvarõngad. Hästi klassikaline, nii et nüüd ma olen valmis, et startida. Täiesti crazy! Mis õues toimub praegu? Appi, meil on nagu maja taga nii räige tuul, sest et see on nagu maja tagune parkla on täpselt kuidagi niimoodi sopis, et on nagu ühelt poolt on kortermaja, teiselt poolt on nagu teised majad ja siis siit puhub nii rämedalt tuult, mis järve pealt tuleb. Nii et aga autosse ma jõudsin praegu. Ma kohe lippangi kõigepealt Laurale järgi ja siis juba Karmenile ja saame startida. Nii äge, see päev on nii kiiresti kätte tulnud, sest et selleni tundus kogu aeg nii palju aega. Kogu aeg oli aega, kuniks järsku see on juba käes, see päev. Ja sellega oli see naljakas lugu ka, et kuna mina teen töö juures meie graafikuid, siis mul oli täiesti meelest läinud see teatriasi ja ma nagu juhuslikult panin Laurale ja Karmenile vabaks tänase päeva ja iseennast panin tööle. Et see oli natuke naljakas sündmus, aga õnneks ma sain ära vahetada selle päeva, nii et ma põhimõtteliselt olen selle päeva juba ette ära teinud. Nii et selles suhtes läks kõik väga hästi. Kui teil on meeles, siis ma siin aasta esimeses vlogis olin täiesti haige. Et mul oli ikka see väga pikalt. Ma ütleks, et ma praegult täna alles võin öelda, et ma tunnen ennast tervena, ma tunnen, et mul on energiat. Ma tunnen, et see ei piina mind enam, et ma veel köhin natukene, vahepeal ajab mind köhima siiski, aga see ei ole enam nii nagu varem oli, et see oli ikka täiesti uskumatu. Ma olin juba ise nii räigelt väsinud sellest köhimisest. Aga see selleks vaikselt liigume, võtame kamraadi peale
ja lähme naudime oma pühapäeva. Ma olen kuidagi tänase päeva eel nii ootusärevil selle aja eest tüdrukutega. Jõudsime Tartusse kohale, saime 3 stiilis laua, siin on Laura. Karmen läks vetsu ja kõhud on nii tühjad juba. Päev nagu öögi on hall, päikest ei näegi siin pilvede all. Tuul rebib puude pealt rüüd, sõbrad mu kallid teid igatsen nüüd. Igatsen naeru ja heledat meelt, torkeid, mis haiget ei tee. Ammuseid laule ja lustakat keelt, meile vaid selge on see. No nii, meil said kõhud nii täis. Ja nüüd lippame autosse. Et vaikselt suunduda Vanemuise suunas. Meil on tegelikult etenduseni veel tund ja 10 minutit. Aga saame vaikselt otsida parkimiskohta, minna sisse, ennast veits sättida, sest et tuul ja lahtised juuksed ei ole hea kombo. Aga me jäime söögiga ülirahule. Nii tore teenindus oli ja nii hea söök oli. Nii et mõnus pühapäevane käik. Läks täiega asju ette. Oleme Vanemuises kohal ja nüüd ikka mul juhtsid äpaldused, ehk siis prillid jäid autosse ja ma pidin tagasi jooksma, sest et muidu ma ei näe etendust täismahus. Nii et oleme vaikselt Vanemuises, meil on veel 45 minutit oma etenduseni, nii et pildistame natuke, uudistame siin ringi ja siis saab juba nautima hakata. Siis kui mul hästi on kõik, päev on kui peotordi roosiga lõik, vaid siis teeb rõõmu see õis, kui teda jagada teiega võib. Meil on praegu esimene poolaeg vaadatud ja on nii äge. Ma olen kuidagi nii sillas, nii äge elamus, kus ei mõtlegi millegile muule, vaid lihtsalt keskendud heale etendusele, näitlemisele ja nendele inimestele. Sõidame turvaliselt Tartust koju ja siis saan teile juba kõigest lähemalt jutustada. Ma olen lõpuks kodus. Kell on saanud juba 20:37, nii et meil on olnud ülimalt pikk päev. Just enne me autos arutasime, et me oleme ära olnud üle 8 tunni, aga see tundus nagu ma oleks paar tundi ära olnud, ehk siis aeg läheb nii kiiresti, et nii kahju, et see pühapäev meil nii ruttu lõppes. Ma siin oma parimas asendis olemas ja teile oma lõualatti näitamas, aga ma tahtsin teiega veel täna kiirelt rääkida, ennem kui ma siin põhku ära poen, et võtame selle teatrielamuse kokku. Kõigepealt olgu öeldud, et lihtsalt nii hästi kulutatud raha minu meelest. See 45 €, mis see pilet vist meil maksis, nagu nii hästi kulutatud. Ma ei tea, kas elus on olnud ühtegi sellist etendust, mille eest ma muidu oleksin nõus maksma 45 €. Aga see Nunnad hoos etendus kindlasti seda oli, tõesti nii, ma ei oskagi isegi mitte kuidagi seda kirjeldada, nii tantsuline, nii palju selliseid hetki, kus sa tegelikult nagu võib-olla saad isegi oma peas natuke mingid mõtted eri, ma ei oska seda kuidagi kirjeldada. Nii toredad näitlejad nagu Tanja Mihhailova peaosas. Ta oli lihtsalt kuld seal, ta oskas nii hästi näidelda, ta oskas nii hästi laulda ja kogu see energia seal oli nii mõnus. Seal sai nalja, seal oli siukseid hetki, kus ma mõtlesin, et appi, mul tahab pisar silma tulla, et nagu tõesti nii ilus. Ja ma olen väga rahul, et me selle raha just sinna kulutasime ja saime nii toreda pühapäeva osalisteks. Nüüd mul on lihtsalt siuke tunne, et ma hakkan vaatama mingeid teatrikavasid ja ma tahan uuesti minna teatrisse. Et ilmselgelt see
vahe, mil ma nüüd ei olnud käinud, ma just enne mõtlesin selle peale, et see reaalselt võis olla kuskil 3-4 aastat tagasi. Ma mäletan, et me käisime Erki mingi töö jõulupeoga. Ühesõnaga mingi teatrikülastus oli ja siis me käisime. Aga see oli ka viimane kord. Ja sinna on ikka väga kaua aega tagasi. Seega nüüd ma tahaks tihedamini sinna jõuda, sest see oli lihtsalt uskumatu, mis tunne see on, kui sa vaatad seda etendust ja sul on selline tunne, et su enda elu on peast täiesti pühitud ja sa ei mõtle mingitele enda igapäevaasjadele või ei ole ühtegi asja, mis tekitaks ärevust. Et kõik, mis sinus on, sa paned sinna etendusse, sa keskendud, kuulad, vaatad ja sa ei mõtle mitte kordagi enda mingite probleemide peale. Ja see oli nii tore, nii et ma tahaks kindlalt leida mingi ägeda teatritüki veel ja minna. Aga vot siuke pühapäev meil oli ja lihtsalt tahtsingi öelda teile, et ma ei tea, miks ma selle käega siin nii teen, aga tahtsingi öelda teile, et ma tõesti väga-väga soovitan minna vaatama etendust Nunnad hoos. Ma võin öelda, et järjekorrad on ilgelt pikad, nii et kui sa üleüldse veel midagi saad, siis sul on ülihästi vedanud. Et kohtadega seal ilmselt valida ei ole, sest meie täna on 15. jaanuar, me ostsime piletid ära, kui ma ei eksi, siis mingi 14. oktoober või no midagi sinna kanti oktoobri keskpaigas. Ehk siis 3 kuud tagasi ja meil ei olnud suurepärast valikut, aga me saime 5. rea ja meil olid mitte päris keskmised kohad, aga natuke äärepool, aga no ühesõnaga väga head kohad ja me jäime väga rahul nendega. Aga lihtsalt ma ütlen, et valikut väga ei ole ja Karmen vist täna ütles, et ta nüüd millalgi vaatas ja esimesed vabad piletid üleüldse sellel etendusel on vist maikuus. Aga igal juhul, kui sa mõtled, et see vahe tundub nii pikk ja sa ei taha nii palju ette osta, siis kindlalt osta, nagu kindlalt. Esiteks see aeg jõuab nii kiiresti kätte, et teiseks see etendus on seda väärt ja kolmandaks sa saad täiega head elamust nautida. Nii et see on sinu võimalus, mina täiega soovitan. Ja aitäh tüdrukutele, mul oli mega tore pühapäev. Ava nüüd silmad, hommik on käes. Ava nüüd kardin, las äratan sind. Kõikidele. Meil on esmaspäev ja hommik on liiga hästi öeldud, sest kell on juba 11:30. Aga me ärkasime Nalaga täna hiljem, sest et ma ei olnud nüüd maganud mitu hommikut, sest et ma nädalavahetusel ka iga päev ärkasin äratuse peale ja ma lihtsalt tundsin, et ma tahaks nii väga magada. Ja nüüd ma mõtlen, et peaksin midagi süüa tegema, aga ma ei tea mida. Ma kuidagi ei viitsin praegu megasööki teha, nii et mul on siin kausis porgandid, siis 1 proteiinijogurt ja 1 banaan. Muidu olen viimased hommikud söönud tublisti mingit avokaadovõikut ja munavõikut. Aga ma ei tea, kas see on see, et ma praegu ärkasin nii hilja. Aga ma tunnen, et ma nagu varsti võiks juba lõunasööki süüa. Ja siis on kuidagi hommikusöögi jaoks see aeg nii veider. Naltsu sööb enda sööki. Nala, hea tissu. Mingi mamps ära sega mind. Aga, issand, mis täna plaanis on, siis mul on päevaplaan täna kuidagi nii kaootiline, sest et ma tegelikult ei arvanud, et me nii kaua magame. Aga läks nii, mis on ülimõnus. Aga samas jälle, nagu ma vist siin rääkisin ka mingis vlogis, et nii halb on, kui nagu magad poole päevani, siis on nii raske oma päevaga alustada ja see tundub, et see saab kohe läbi. Aga meil on täna vaja minna kõndima. Me tahame minna kõndima. Ma veel praegu ajaliselt ei tea, millal ma selle mahutan. Siis on mul vaja ühe töö raames, mitte töö raames, ma ei teagi, mille raames, ühesõnaga ühe asja raames, mida teie arvatavasti näete kuu lõpus, ma ei ole päris kindel, on vaja vastata mingitele küsimustele ja siis tegelikult ma pean süüa tegema, ma just mõtlesin, et äkki ma teen täna kartuliputru
ja olen seda ammu teinud, tundub mega jamma. Ja siis mul tuli meelde, et ma pean veel õhtul minema tööle, sest et meil on täna koristusõhtu. Ma pean veel paariks päevaks sinna minema. Seega mu päev on kuidagi nii ära hakitud. Ja kes nägid siis eile õhtul, ma panin Instagrami postituse meie Tartus käigust ja nagu natukene kirjeldasin seda etendust ja üleüldse seda kogemust seal. Ja ma ei tea, Vanemuine jagas seda enda story's, siis kommenteeris sinna alla Kärt Anton, Vanemuine ise kommenteeris, siis kommenteeris Kalle Sepp, Norman Salumäe. Ja ma olin lihtsalt mingi appi. Ma ei oodanud üldse, et sinna mingid siuksed kommentaari tuleb. Aga nii äge oli, ma olin mingi õhtul Erki pühise staaditolm, ma hulgan sellest ära. Nii äge igatahes. Ja ma ikka meenutan seda eilset nii positiivse sõnaga. Võtsin naala, tulime õue, lõpetasime ära selle toas lebotamise. Ma räägin, et ma ei saa üldse päeva käima, kui ma olen kauem maganud, sest siis on nii raske mingite asjadega alustada. Nii et ega ma suurt midagi seal kodus praegu teha ei jõudnud, aga mõtlesin, et tuleme teeme jalutusringi ära. Isegi päikest tuli natuke välja ja siuke mõnus jalutame natuke linnast välja täna, et väiksemaid teed pidi mul kuidagi viimasel ajal. Ma muidu jalutan hästi enda kodu lähedal pigem, aga ma üritan valida vaiksemaid tänavaid, sest et isegi kui ma kuulan mingit podcasti kõrvakloppidest, siis mind nii häirib see automüra. Ja siis täna mõtlesin, et jalutame hoopis linnast natuke välja, mõtlesin oma peas mingi mõnusa ringi välja ja saame enda samme koguda ja siis juba natukene võib-olla rohkem aktiivsust siia päeva, et siis tulevad juba mingid uued mõtted ja on lihtsam teiste tegevustega ka jätkata. Ma muidu viimasel ajal väga tihti ei võta naalat kaasa, just nagu siin talvisel perioodil, et eriti kui ma tööpäevadel käin hästi vara, siis naala pigem on hommikuti voodis ja keerab alles teist külge ja väga ei taha tulla, aga puhkepäevadel, kui ilm vähegi kannatab, siis ma kindlalt võtan ta enda tiirule kaasa, et ma lihtsalt püüan temast lähtuda, et kuidas ta jõuab, kuidas ta tahab. Et praegult on meil siin igatahes väga mõnus lõunane kõnniring. Tuul on jätkuvalt mega suur. Nii et lagedat aladega püüaks vältida, aga siia me sattusime, on ju. Aga täna tuli välja paus podcast, järgmine osa siis. Ja kuulan seda, see on viimasel ajal on podcastid lihtsalt nii head sõbrad jalutuskäikude sekka, et aeg lendab kiiremini, saan omi mõtteid mõelda ja ei keskendu nii väga sellele, et palju mul veel kõndida on. Just siuke mõnus relax aeg iseendale. Sa mõtled, et jalutad linnast välja ja siis sul tuleb maantee peal vastu siuke tuttav inimene, kes on ära minu venna. Ja õde tõi venna sööma. Ja tisu. Nii kui keegi minuga koos on, siis ma olen automaatselt ülihalb loogija aga me käisime toidupoes. Ma avastasin enda rahakoti vahelt ühe pileti, mis oli täiesti kraapimata ja siis ma kraapsin selle ära. Siis ma võtsin 2 euri ja siis ma võtsin uue pileti asemele. Nii et ma kraabin juttu sellega nüüd ära. Vaatame, kas ma võidan midagi või ei võida. Ei võitnud, täiesti 0 pilet. Nii et päris mõttetu. Ma koju nüüd sain toidukraami ostetud poest, mis vaja oli ja kõhud on ka täis söödud, nii et ma pean vaikselt hakkama varsti tegema kartuliputru. Õhtuks ma vist ei öelnudki, et ma seda täna teen, aga otsustasin, et teen kartuliputru ja siis ma pean juba mingi 3 tunni pärast sushis olema, et seal koristada, nii et enne seda tahaks söögi valmis teha. Nii et koju, natuke saab puhata ja siis juba jälle minema. Naala on täiesti pöörane selle teki tirimisega. Ta vist tahab seda ööd ja päevad tirida ja me vahepeal sidusime selle juba radika külge.
et ta nagu peaks vaeva nägema ja ta on nagu kõigiga hakkama saanud, sest et kogu aeg võiks ta tirida. Aga need kaks mängivad seal ja ma siin hakkan tegelema oma tähtsate asjadega. Vaadake, mis mul siin valmis. Siin on hakklihaakaste ja siin on kartulipüree. Kell hakkab vaikselt 6 saama ja ma pean lippama tööle. Aga mu energia kadus täiesti ära, ma ei tea, mis juhtus. Mul oli praegu, pikutasin siin enne minekut ja mul oli siuke tunne, et ma võiks magama jääda, lihtsalt nii suur uni tuli peale. Aga tuleb ennast kokku võtta ja minna, et saaks tehtud see ja pärast räägin teiega juba edasi. Meil sai koristatud, jõudsin koju tagasi ja nüüd saan ise ka lõpuks süüa, sest et mul ennem ei olnud kõht üldse tühi, kuna me vennaga käisime ju söömas. Aga nüüd võiks juba süüa ja kell on 7:30 õhtul ka, nii et viimane aeg absoluutselt. Kõht sai täis, hea on olla nüüd. Ja ma tulin jälle magamistuppa. Ma tulin arvuti taha, ma tahtsin öelda. Ja ma tulin magamistuppa, sest äkki vaadab telekat ja siis ma ei pea seal üritama väga keskenduda selles mõttes, et või noh, tähendab, mul on teleka ja see raske keskenduda, kui seal midagi käib, et jep, siin teen omi asju ja nagu ma ütlesin, ma ei saa teile öelda veel, mis see on, aga midagi toredat ja põnevat ja inspireerivat, ma arvan. Aga ma jätkan siin oma tänast õhtut arvuti taga, nagu ma juba ütlesin, proovin selle asjaga siin ühele poole saada, lasen natukene oma näppudel klõbistada siin, oma asjad ära kirjutada ja siis juba läheme tänaseks päevaks ära õhtale. Tšauki, ma ei ole teiega täna üldse jutustanud, sest et mul oli siuke kodune hommik taaskord, tegin arvutis asju veel, mis mul eile pooleli jäi ja ühesõnaga mul on üldse nii palju aega praegu ekraani taga veetnud, et päris raske on muudele asjadele keskenduda. Ja eile õhtul peale seda, kui ma teiega rääkisin, ma veel natuke toimetasin seal ja siis ma mingi 9 ajal õhtul tulin sealt appi. Mul hakkas nagu täiega pea valutama sellest ekraani taga istumisest ja ma lihtsalt juba enne 10 olin voodis ja ma jäin väga kiiresti magama ja täna hommikul magasin ka kella 10, ehk siis mingi 12 tundi järjest ja ma olin hommikul nagu veits šokis, et appi, kuidas ma magasin 12 tundi järjest, et ma ei tea, mis väsimus see mu kehas on, mis kuidagi üldse ei anna mulle energiat ja tänane hommikul on siuke kodune ja nüüd ma tulingi jalutama, et natuke mõtteid koguda ja varsti saan EMS-iga kokku, lähme käima kaubamajas. Aga ma ei tea, ma muidu ei jäta kunagi prille jalutuskäiguks ette, aga nüüd ma lihtsalt unustasin, kui ma toast välja tulin ja ma ei viitsin enam tagasi minna. Aga õues saab mingit pläusti, mingit lund, aga noh, kuna vist on plusskraadid, siis no, kõik on nii plagane lihtsalt, et siuke tore päev on, ma ei tea, mu mõtted kuidagi peas nii sassis ja energiatase on nii madal, ma ei tea, mingi faas elus, mis hoiab kuidagi seda energiataset nii halvana praegu. Ja ma ei tea, ühesõnaga üritame jalutuskäigust natukene seda tagasi koguda. Tšau, ma ei ole mitu päeva teiega rääkinud siin, ma eile õhtul monteerisin seda videot ja vaatasin, et ma viimati vist suhtlesin teiega teisipäeval ja täna on meil juba reede, 20. jaanuar, nii et hüppasime otse reedesse. Aga ma räägin hetkel vaikselt, sest et nagu te võib-olla mu topsust aru saate, ma ei ole kodus, ma olen õe juures ja hoian õelast ja kuna ta hetkel magab, siis ma natukene vaiksemalt siin vestlen, Naala on ka minuga kaasas ja ma kasutan seda lõunaune aega ära, et vaadata veel
töögraafik üle ja siis ma saan selle ära saata ilusti ja vaikselt ennast ka nädalavahetusel lainele sättida, sest et mul on nüüd vaba nädalavahetus ehk siis saab midagi toredat ette võtta. Aga ma tahtsin rääkida, mulle tuli eile Instagrami üks kiri, et mis on juhtunud, et mult on mingi sära ära kadunud ja üldse ei ole enam nii rõõmus, et selles mõttes ei tasu üldse muretseda. Minu jaoks on jaanuar ja veebruar lihtsalt sellised veidrad kuud aastas alati, kus ilm on kahtlane, päikest ei ole ja sealt see energia kadu kuidagi ongi, aga tegelikult on kõik selles mõttes hästi, et midagi ei ole halvasti, et ei tasu muretseda, lihtsalt ma ei ole sotsiaalmeedias ka üliaktiivne olnud, kuna ma pigem olengi võib-olla nautinud rohkem niisugust aega, kus ma ei pildista, ei filmi, et muidugi ma üritan seda teha, aga kui ma tunnen, et ma ei taha, siis ma lihtsalt ei teegi. Et võib-olla sellest on jäänud ka see mulje. Aga ei, kõik on hästi. Aga me käisime õelapsega täna lõunalõues, käisime jalutamas mänguväljakul ja siis me tegelikult käisime ka söömas ja meil oli siuke tore lõuna ja siis ma võtsingi Naala ka kodust ja võtsin ta siia endaga kaasa, sest et ma tulin hommikul nii vara, ma juba läksin kodust kuskil 5:40 välja, sest ma tahtsin ära teha oma viieka esiteks ja siis ma tulingi juba 7 õe juurde. Et siis ma nii vara ei võtnud Naalat taga ja me käisime tal siis järel ja nüüd ta on siin meiega. Aga meil tuleb täna väga huvitav õhtu, sest et ma rääkisin ka teile, et meil on uuel aastal Erkiga plaanis, et iga kuu korraldame ühe kohtingu ja jaanuari kohting on siis minu korraldada ja ma olengi tänaseks selle teinud ja ma ei ole talle öelnud, kuhu me läheme, ta teab, et me läheme, aga ta ei tea, kuhu. Nii et selles mõttes on see nagu hästi siuke huvitav ja siin ma võin juba öelda, sest et see video läheb üles hiljem, aga me läheme täna Kodas restosse, mis on kuidagi, ma olen kuulnud, ülihea, ülipopulaarne ja me ei ole seal mitte kunagi käinud ja ma usun, et tuleb mega tore õhtu meil. Et see ongi meie täna õhtune plaan, kui ma nüüd siin õe juures lõpetan, et mega põnevil igastahes. Ma tunnen, et selle video otsad tuleb ka vaikselt kokku võtta. Ma just, kui ma eile monteerisin, siis ma vaatasin, et see video algas mingi mega hea energiaga. Ma olin lihtsalt nii kuidagi rahul kõigega ja nii siuke ülev energia oli ja siis mõned päevad ma olin lihtsalt täiesti mingi low, täiesti low ja nüüd ma tunnen, et hakkab natuke paremaks minema, nii et selles mõttes lihtsalt käib hooti see asi, et midagi teha ei ole, jaanuar, veebruar tuleb ära kannatada ja leiame rõõmu väikestest asjadest, eks ju. Ma siiralt loodan, et sul oli huvitav jälgida, et võib minuga mingeid mõtteid jagada. Tore on teiega jutustada, ma tean, et te teete seda nii vähe, aga ma olen alati üliõnnelik, kui keegi kommenteerib või millestki kaasa räägib, see lihtsalt teeb südame nii soojaks, et teid üleüldse huvitab see sisu. Seega, ma loodan, et sul on olnud tore aasta algus, et võib-olla on inimesi samas paadis nagu mina, et veits nagu kass on peal kohati, aga ma lohutan teid, et see kõik on mööduv ja proovi lihtsalt nautida neid väikseid hetki igas päevas. Need on tegelikult mega olulised meie enesetunde kujundamisel, nii et see on minu soovitus sulle, kui sa tunned ennast ka siin jaanuaris veits nagu pläss olevat. Et ei ole kõigil see motivatsioon ja inspiratsioon ja kõik nii laes. Aga see selleks. Ma loodan, et sul oli tore ja mina näen sind juba järgmises videos. Olge tublid. Tšau! Päev nagu öögi on hall, päikest ei näegi siin pilvede